Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on mulle külla tulnud Kerli. Tere! Mina tulin ainult kooki sööma. Tere jälle. Kerli tõi mulle kooki, ise seda ei söö ja ütle kohe, vaatajad tahavad teada, miks sa ise kooki ei söö. Küll tervislik, keto kook, seal on ainult muna. Muna, mandlijahu või, No, aga seda lüpsta ei saa ja inimene on karnivoor, siis jääb ära. mis ajast sa karnivoorlust oled praktiseerinud? Tegelikult juba kuskil juuni-juuli, aga siis ma leidsin sellise fantastilise naise nagu Angela, kes ütles, et jaa, kogused tuleb natukene suurendada ja siis pane täiega edasi. No, ja nüüd Lihas kasvab, hea on olla, kerge on olla. nii lihtne on see toitumistiil, on ju? Jaa, sest olgem ausad, kõike, mida meile siin sisse proovitakse sööta, on ju, et kõik asjad mõjutavad hormoone ja minul oligi hormoonidega suured probleemid. Kunagi saadud kogemata hormoonravi, mida mul ei olnud tegelikult vaja. Haiglas oli selline mixed up situation, ehk siis siuke segadus olukord, kus anti vale patsiendi ravimid mulle, sest ma mitte kuskilt ei leia, et mina oleks pidanud neid üldse võtma. Vanasti ka ei märgistatud nagu neid asju korrektselt, nii nagu praegu on, et nimed peal ja annustamised peal. Ja muidugi loomulikult tubli patsiendina ma need ära sõin. Peale seda oli siis kaal tahtis kogu aeg üles poole minna. Esiteks tuli ka 3 nädalaga 20 kilo juurde. 3 nädalaga 20. Mis ei ole ju füüsiliselt võimalik endale sisse süüa. Been there, done that nagu, aga mina mingid hormoontablette ei saanud, ma lihtsalt sõin. Ja siis sealt nagu noorele tüdrukule mõned venitusarmid ja kõik on ja, aga näha oli, et see on kõik veekaal, sest ma ei söönud mitte midagi. Et kohvi ja söögisu võttis see üldse ära, mis on ju umbes sama kahjulik kui ülesöömine. Nii et haiglast anti sulle hormoontabletid, mida sa poleks pidanud seegi sööma. Just. Sõid, võtsid 3 nädalaga 20 kilo juurde. Ja mis küsimused sul peas? Jaa, arst ütles, et ükski hormoonravi ei tõsta kaalu, et ära kujuta ette. Tippspetsialist Eestis ütles nii. Ja siis su reaktsioon, su tegutsemisviisid? Pani mulle diagnoosi, et rasvumus ja ütles, et mine teen trenni kodus. Toitumise kohta ta midagi ei rääkinud? Muidugi, et ma olen ikka söönud ennast paksalt. Aha. Ja kuidas sa käitusid sedasi? Vaatasin ühte punkti ja siis kuulasin ja küsisin, et peale 15 minutist toitumisloengut küsisin, et kas me proove ka teeme või ennustame. Ja muidugi teeme proovid ka ja kõik on. Ja proovid olid kõik korras. Ei mingit kolesterooli teemat, ei mingit mõned hormoonid olid üle ja alla, siis normaalsete läinud. Sassis. Aga tema pidas seda normaalseks. Ütles lihtsalt ainult, et mine, ma ei tea, toitumisspetsialisti juurde, et sa kindlasti oled üle söönud. Ja mul abikaasa kõrval pahvatas naerma, et ütles, et ma siis söögi ju mitte midagi. Aga arst on ikkagi tark, tema jäi endale kindlaks. Ja siis 3 kuud hiljem ilmselt manasin omale hea arsti, kes kolis minu kodulinna. Sain tema juurde ja 2 kuuga oli mul tervis korras. Mis sa tegi siis? Hemoglobiini korda vaatas, et hormoontasemed üle. Tahtis mind saata muidugi MRT-sse ka, aga lihtsalt kuna ravi oli sama, et siis me mõtlesime, me ei hakka siin 3 kuud järjekorras ootama, vaid proovime. Sest ma olin ise nõus, sest lihtsalt ma olin ilmselt harjunud sellega, et kogu aeg oli paha olla, aga oli veits ikka kopp ees ka sellest. Ja siis 4 nädalaga korda. 2 kuuga kõik see ülekilod kukkusid lausa maha. Muidu kui ärkasid hommikuti, et jalad olid paistes nagu vesivoodi on ju. Et siis kõik kadunud. Mis sa õppisid sellest loost või mis su järeldused olid? Kuidas see oligi see Sokrates ütles, et kui sa ise enda arst ei ole, siis oled sa lihtsalt puru loll. Et usalda, ka kontrolli. Kutsun vaatajaid ka üles, et kui te saate diagnoosi, mis kohe kuidagi ei lähe kokku sellega, mida teie päriselt tunnete sees,
sest mina proovisin ka ikkagi, arstid ütlesid mulle, et see on normaalne, et ei peagi ennast iga päev hästi tundma. See ei peagi, elu ongi raske. Et siis ma harjusin ära. Noh, et okei, selge. Aga see on meeldetuletus praegu kõigile, et iga päev võiks ennast ikkagi hästi ja normaalselt tunda. Ja, et seda tunnet nagu, mis ma praktiliselt sain tagasi alla 2 nädala, juba ma tundsin ennast, et olen ikka valmis päevale vastu astuma. Ja te lihtsalt panite paika korda seal mille? Hemoglobiin, siis vaatasime folaadinäidud üle, sest folaati on vaja kõikide rakkude tekkimiseks, et ärge ajage siis segamini foolhappega. Et kui arst ütleb teile, et folaat ja foolhappe on üks ja see sama asi, siis jookske teises suunas. Võtke teine arvamus, teie sisetunne on õige. Kui tunne on off, siis otsige uus spetsialist. Meil on Tartus, Tallinnas, kõik suuremad keskused, kõik igasugused geneetikakeskused, endokrinoloogia keskused, naistearstidest, meestearstidest võiks isegi alustada, sest nemad ju tegelevad igapäevaselt hormoonidega, et võib-olla on lahendus väga lihtne. Et sest kui meil rapsiõli on ju, tarbijad. Miks sa naerad? Nende hormoon, mul on lihtsalt natukene selline irooniline tunne, et ühest Delfi sisuturundusartiklist saadakse üks lause ja seda kuulutatakse nagu püha tõde. On ju, et oi, mina lugesin, et rapsiõli on parem kui oliiviõli. Kuule, just hiljuti minu arust tehti, tuli välja ajuloputus räägib ja kes oli veel Jüri Lina ja Veiko Huuse ja kõik räägivad, et rapsiõli on halb, aga tegelikult ei ole. Seal ei ole mitte mingit teaduslikku uuringuid asju juurde toodud, mitte midagi, see üks mingi umbmäärane umbluu. No mina olen hästi selles mõttes, ma olen hingelt kreeklane. Täiesti kindlasti, ma olen seal kunagi elanud eelmistes eludes, olen ka selles elus elanud. Ja nende tavad mulle väga meeldivad ja mõelge siis, oliiviõli on, vaata milline näeb välja Kreeka jumalus, Kreeka mees, terve, kõik kaunid juuksed, lokid, asjad on ju. Ja siis milline näeb välja, ütleme, et Kesk-Euroopa. Rapsiõlimees on. Rapsiõlimees. Et siis ongi, et ma ei taha nagu hinnata kedagi kuidagi kehakaalu või välimuse järgi, jumala eest mitte, aga lihtsalt keskenduge sellele, et te tunneks ennast hästi ja tehke selle nimel kõike, mis teie sisetundega kooskõlas on. Et see on kogu selle jutu mõte, et kui te saate kuskilt diagnoosi, mis arsti, automehaanikut ja IT-meest tuleb vaata usaldada nagu oma eluga on ja, sest me ei jõua kõikideks asjadeks õppida. Ei, nagu sa ütsid selle Sokratese lause, et kes ei ole ise enda arst, see on loll, aga paljud hakkavad ütlema, et kui sul on luumurd, mis sa siis teed, kui sul on operatsiooni või mis sa siis teed, me ei räägigi sellest arstindusest. Muidugi siis ma lähen EMO-sse. Ma absoluutselt läänemeditsiin on väga arenenud, aga kas kõik peab kohe võrdlema. No võtame üldtervis, kroonilised haigused, asjad, et see on see koht, kus sa võiksid ja peaksidki ise enda arst olema. Muidugi. Keegi teine ei saa sulle öelda sinu tervist puudutavaid asju, nüüd tee seda, võta see. On ja. Sportauto, mis garaažis on ja selle hingeeluga oled sa nagu rohkem kursis kui enda omaga on ja kas sa sinna rapsiõli paned? Võib lihtsalt panna ja sõidab. Ja, kuni väravani on ja. Et lihtsalt see on prioriteetide küsimus, valikute küsimus, aga sisetunne, et kui sul on ikkagi halb olla, sa päriselt oled vaadanud kogu oma elustiili üle, sa ei leia sealt vigu. Sest ma tegin trenni, ma tegin isegi selliseid trenne, mida teevad ja toitumist, mida õpetavad suures jõusaalis siin Tallinnas. Suured musklis mehed, need vaata hästi ära päevitunud mehed. Veinid väljas, ilusti värgid kõik. Sõin maitsetud kanafileed ja riisi ja niimoodi ja nutsin ja höökisin ja sõin. Et midagi ei juhtunud. Sest tähendabki seda, et keha ei toimi nii nagu ta peab. Sest muidu peaks dieet ja trenn ükskõik milline siis midagi ikka tegema. Aga ei teinud, et siis sa saad aru, et kuskilt mujalt tuleb otsida seda viga.
ja see on küll see, et ükskõik, millega tegu on, eriti nüüd, kui enda tervis on korras, palun jagage lähedastele, palun öelge, et mul on ka, ma loodan, et mul sõbranna lubab jagada lugu, et kui juuksed peast välja kukuvad, mitte miski ei aita. Palun mine arstile. Ja ta lõpuks läks, sest ma ütlesin, et kuule, kui mina tunnen ennast nüüd nii hästi, siis sina lähed ka arsti juurde, et ei ole siin midagi. Ja ta saigi ilusti ravi peale, nädalaga juuksed kinni. Et temal olid siis kilpnäärme näitajad peale sünnitust. Jällegi hormoonid. Just, et milleni ma tahangi jõuda, et siis on kogu fookus lapsel, aga palun hoolitsege iseenda eest ka. Lennuki näide on ju. Paned hapnikumaski endale. Ja siis aitad teisi. Sest kui sina ära minest, et kes sinu last aitab, mitte kedagi ei huvita siis sellises olukorras. Igaüks on enda eest. Praegu tihti ongi inimestel see mulje, et mis mina, keegi taha ennast enam esikohale seada. Ja tundub isekas, on ju? Jaa. Mina ütleks selle peale, et kui ma olin 14, ma kirjutasin, päevikusse joonistati ja ma kirjutasin sinna sükse lause, et välimus võib olla, aga ego peab olema. Ja nüüd ma saan selle tähendusest nagu aru. Ehk siis isiksus kui ego peab olema. Iseenda teadlikkus, see, kes sa oled. Ma saan aru, et praegu moodsad õpetused ja kõik vaimsed õpetused ütlevad, et kill the ego, tappa ego ära ja kõik, et ego on nii halb. Ei ole. Kõik lähevad kindlasti väga närvi nüüd mu peale, aga ei ole ego halb. Ego saab ümber treenida. Ego on sinu kaitsemehhanism, mis lähtub minevikus juhtunud olukordadest. Ma toon näite. Ego arvab, et kõik uus on ohtlik. Kui sinul, mitte sul on ju, tühistan, see ei juhtu. Ühesõnaga, kui kellelgi juhtub väike autoõnnetus, ta nimetab, juhtus õnnetus, kõik, tegelikult sõitis kraavi, mitte midagi autoga ei ole, kõik inimesed on korras, mitte midagi ei juhtunud, väike süke on niimoodi. Ja siis ta helistab, nüüd juhtus selline õnnetus, täitsa kohutavane. Või ta ütleb, kuule, mul juhtus selline olukord, minul on korras, kõik on korras, on ju, et siis sa tead, et meil on kõik okei. Autoga on ka okei, et siin paar kriimu on, aga poleeris saab välja selle. Vaata, kus on vahe, kuidas sa infot edastad ja kuidas sul endale siis see mälupilti salvestub. Kas olukord või õnnetus? Et sa pead ise hakkama teadlikult vaatama, kuidas sa teatud olukordadele siin elus reageerid. Ja suhestud. Sest ja oma ego saab ümber programmeerida. Sa nagu kirjutad üle nagu arvutis. On ju. Kust alustada sellega? Kõigepealt on, meil on tegelikult hästi palju õpetusi, kui osata normaalselt guugeldada. Mitte seda, et kohe ära suured, kui on mingid sümptomid, paned Google'isse. Siis sa leiad need kohad, kus arendada oma psüühilisi võimeid. On ju vaimsed praktikad, on ju. Hästi palju on YouTube'is inimesi, kes räägivad sellest. Aga sealt tuleb muidugi välja selekteerida, on ju, et mis sind kõnetab. Sest mitte keegi, mitte kunagi ei ole samas olukorras nagu sina. Mitte keegi. Isegi kui ta on täpselt sama asja läbi elanud, see ei ole sama. Ja seetõttu ma ka ei usu nõuandmisesse. Sest nõuande andmised kuidagi nagu rutatakse. Mina tean paremini, kuidas sa pead tegema, on ju. See kõlab minu jaoks nagu vabandustega veits nagu sitab oled. Kui sa lähed targutad on ju, ja õpetad, kuidas ikka peaks tegema. Selle asemel, et kui inimene tuleb, küsib nõu või sa näed, et tal on raske, küsida käest, kuula, ole toeks, arutlege. No nagu öeldakse, et enne ei tohi abi pakkuda, kui inimene ise ei küsi. Just. Muidu teed endale karuteene. Võt, sest ega sa ei saa ju teiste eest vastutust võtta. Vastutust tuleb võtta, mitte anda. Sa ei saa lihtsalt anda, keegi ei taha seda, on ju. Keegi ei taha ise enda keest vastutada, mis me räägime siis teiste eest, on ju. Et, ja sellepärast ongi see, et kui te tahate teisi aidata, ärge hinnake, mitte kunagi heaks või halvaks, lihtsalt kuulake, olge olemas
ja see on väga teretulnud. See aitab inimest edasi, sellepärast, et ta tegelikult sisimas teab, mis vastus on. Ta nagunii teab. Aga natukene lihtsalt suunamist või julgustust. Või väljapoolt mingit kinnitust. Jah, noh. Ja märki. Et kahjuks me oleme niimoodi treenitud, et me ootame nagu kõike väljast poolt. Alates sellest, kui laps on väike. Ta tuleb, näitab sulle oma joonistust, on ju. Ema ütleb, see on maailma kõige ilusam pilt, mis ma olen kunagi näinud. Aga kui õpetaja sellist reaktsiooni ei anna, siis on lapsel kohe see, et ta on failure, ehk siis nagu läbi kukkunud. On ju? Ja ta on kurb. Aga selle asemel, et reageerida, et vau, et kas sa kasutasid neid värve, mis sa siia joonistasid, küsi, arutle. Suurpilt, kus sa selle peale tulid? Vot see kõik nagu arendab, on ju. Aga sellised loengud on kõik tasuta või maksavad 10 eurot veebiloengud. Kuidas suhelda lapsega 2-7 aastat, mis tehnikaid kasutada, kui ta ei kuula, on ju. Et noh, samamoodi ekraani aeg on ju, et noh, ma saan aru, et see ekraan on ostetud aeg endale, aga noh, kui seda on vaja ilmtingimata, siis tuleks piirata lihtsalt teadlikumalt, seletada lapsel. Lapsed on tegelikult nii targad. Me lihtsalt peame, et mis ta ikka teab, on ju, et me teame paremini. Ei, lapsed õpetavad ju meid. Ka kellegi podcastis et rääkisid just sellest, et lapsed tulevad nagu meid õpetama, on ju, mitte see, et nemad adapteeruvad meie pereelu järgi. Ei ole nii. Üllatus. Kuidas me siia jõudsime? Meil oli mingi teema siin käsil, egost rääkisime, kuidas hakata ümber programmeerima ego, erinevad õpetused, kõik on tegelikult netis olemas, on ju. No. Aga mingid retriidid ja asjad, mis sa nendest arvad? No ärad kohe. No, ja kuidas kõigepealt, netis surfad on ja võid sattuda ka sellistele kanalitele ja selliste õpetuste peale, mis nagu sinuga ei ühti. Ehk siis, et sisetunnet usalda alati ja vaatle seda kui lihtsalt infot, mitte kui täielikku tõde. Et sest inimesed on kõik arenemisvõimelised, inimesed on erineva teadlikkusega ja noh, inimesed ka kasutavad erinevat sõnavara, et edastada infot. Ehk siis noh, ühe inimese jutt klikib, teise oma ei kliki, on ju. Toon mõned näited, mis mind endast õudselt marru ajasid, et sellised väljendid nagu, noh, ka Katrin oli sinu podcastis ütles ka, et ära lörtsitud väljendid on ju, vaimsuses, et alistu, lase lahti. Mida kuradit need siis tähendavad, on ju? Et noh, kui keegi kogu aeg sulle nagu sellise labiilse sükse heietava häälega ütleb, alistu, on ju, sa pead seletama, kui inimene ei saa aru. Kõik ei ole võrdse teadlikkusega ja see on täiesti normaalne. Sa pead oskama selgitada, mitte see, et sa korrutad ühte asja, see ei muuda nagu seda, et inimesele ei jõua kohale. Alistud, on ju. Siis teine väljend, mis ma ütlesin, on lase lahti. Lahtilaskmine on ju tegelikult see, et sa protsessid läbi, julged neid tundeid tunda. Ja siis sa lased niimoodi lahti, et sa enam ei taha kontrollida seda minevikus toimunud olukorda. Sa ei saa minevikku enam selles mõttes muuta, et see oli. Ja see, kui sa obsessid, üle mõtled, overthinkid, mida iganes keegi või kuidas iganes keegi nimetab, see on sellest kinnihoidmine. Kontrolli vajadus. See tuleb tavaliselt, mitte kõikidel ei ole nii, sellistest peredest, kus on kas palju tülitsetud või on vägivalda peres või vanemad on lahkumineku äärel, et kakeldakse palju. Et laps võtab selle omaks, et kõik, mis on minu kontrolli all, ei saa mulle haiget teha. Sest laps loob endale sellise turvalise keskkonna, niimoodi mõeldes, ennast lohutades. Ja sealt see tuleb. Kõik, mida ma kontrollin, okei, see ei saa mulle haiget teha enam. Aga kui sa oledki selles ühes olukorras kinni, siis sa eladki nagu seda minevikust kogu aeg, seda sama asja. Mis on ääretult kurb, sellepärast, et kui sa lähed edasi, sa hirmust tingitud, hirmu tundest tingitult
sa ei ela. Sa kogu aeg kardad. Survive'id, kas eesti keeles? Täpselt. No oledki ellujäämistasandil. Jah, just. Ja mida ma tahan nagu kõigile kuulajatele öelda, et ja palun ka võite oma lähedasi julgustada. Elage, nautige elu. Kui te ei julge, leidke viis, kas otsige keegi toetaja endale või keegi lähedane, kes kuulab. Sest kui te ei julge ennast avada, siis te ei ela, te ei naudi ja te lihtsalt eksisteerite. Ja võt, see ei ole elamine, see ei ole nautimine, sest sa pead usaldama elu nii palju, et sa ei karda haiget saada. Sest isegi kui sa saad haiget, keegi ütleb halvasti, käitub halvasti, siis vaatate, miks see nii oli ja lähete edasi, saate selles mõttes üle sellest, on ju, pehmelt. Esimesed sammud, asjad, nipid on, et kuidas inimene saab hakata üldse enda elu usaldama? No kui ma räägin abi otsimisest, on ju, ma ise muidu ka tegelikult, ma tulengi kapist välja tulijad on sul siin podcastis, et tulen ka kapist välja, et tegelikult ma võtan kliente vastu ka. Ja just selliseid, et kes on piisava teadlikkusega, tahavad teada, kuidas on need tehnikad, kuidas ennast toetada iga päev, sest elu ei ole lihtne. Küll aga mida sa saad kontrollida, on see, mis toimub sinu sees. Et nüüd hakkab iga inimene, ma loodan aru saama, et see, mis on sees, see on ka väljas. See, mis on ülal, see on all, on ju, see hästi vanad, juba raamatutes on kirjas igast, jumal teab, mis keeltes on ju. Sama asi, et meil ei ole nii, et me ootame välist kinnitust, et me oleme piisavalt hea. Me peame jõudma seespidiselt selleni, et me teame, et me oleme piisavalt head, et meie ellu tulevad need inimesed, kes peavad tulema ja et me saame ise teha kõik selleks, et ennast hästi tunda. Ja automaatselt meie muudame oma energeetikas sageduse selliseks, et hakkavadki juhtuma õigel ajal kohtud õige inimesega, õigel ajal õiges kohas on ju oled, et õiget ajastust siis kõiksus meile siis teele saadab. Ja nagu sa tead, et kui inimesed sinu ümber on õnnelikud, see sõltubki sellest, et millises seisus oled sina. Kui sul on paha tuju, sa lähed välja linna, iga üks hakkab pobiseb ja jookseb sul otsa. Ja, kõik käivad närvi. Ja. Et ma julgustan otsima abi. See ei tähenda, et sa oleks nagu katki, sest meid on ju programmeeritud, et healing, lõputu paranemine, tervendamine, kõik see, me ei ole katki. Tegelikult sa ei pea midagi tervendama. Et meiega juhtub asju. Kõik ongi nii, nagu peab. Täpselt, sest me areneme, me olemegi inimesed, hingelised inimesed. Tahavad kes saada, on, kes ei ole. hingelised inimesed tahavad saada lihtsalt rohkemat kogemust, on ju. Et hingetud elavad ju lihtsalt nii, nagu nad elavad. Ja minu meelest on väga tore, et inimesi on erinevaid ja erinevus rikastab ja inimesed, mitte inimesed. Reptiilid. et jah, meil siin ka Katrin vist ütles ju juba ka mitu korda, et me kõikide erinevate rassidega korraga oleme siin lihtsalt erinevad võnkesagedused. Sa oled ka reptiilide kohta ise palju nagu uurinud, sa tead nendest rohkem? Eestis on nüüd 2 väga teadlikku naisterahvast, väga tarka naisterahvast, minu lähedased tuttavad ja sõbrad, et kellega ma olen palju arutlenud nendel teemadel, et lihtsalt ükskõik mis olendiga on tegu, kes tegeleb energiakorjega. Reptiilid tegutsevad siis niimoodi, Katrin rääkis putukalistest, reptiilid tegutsevad niimoodi, et nad võivad võtta keha üle, aga üldiselt neil ei ole seda nii lihtne teha, aga nad mõjutavad pigem nagu siis taamalt. Nad saavad siis nagu hingelist inimest ka niimoodi mõjutada üle võtta või pigem hingetuid? Hingetutega ja hingelistega. Sealt nad ei saa korjata midagi. Korjata nad saavad siis, kui sa ei valitse oma energiat. Hingelise inimesega ei ole neil nii lihtne. Sest ikkagi, mida teadlikum on inimene, seda tugevam on energeetika.
küll aga tehakse niimoodi, et näiteks mõjutatakse lapse kaudu. Pannakse laps käituma nii halvasti, et ema või isa vihastab, ütleb välja midagi, on ju. Ja me ei räägi ainult tegelikult negatiivsest emotsioonist, kus on hästi tugev energeetika. Me räägime ka kõikidest nendest eufoorilistest olukordadest. Ehk siis see äärmustesse langemine põhjustab sellist energia välja purset. Ja noh, seda on hea korjata, on ju. Aga noh, selles mõttes, et kelle süü? Ikka selle, kes ei valitse oma energiat, on ju. Et noh, toit on toit nende jaoks, on ju. Et mis siis, et alatud võtted, aga noh, inimesed on ka päris alatud teinekord siin üksteisega, aga jah, selles mõttes, et sa ei pea siis sellist asjade pärast muretsema, kui sa oma energeetikat juhid ise, sest noh, me kõik teame, füüsikat on kõik õppinud, on ju, et energiakogumid on olemas, energiat me tarbime iga päev, me ise saame oma energia välja kontrollida ja need on kõik tõendatavad, et kõik uuringud on olemas, kastsed on olemas, kõik. Ja kõik öeldakse uhu. Ja, aga ma tahaks mõelda, et tulevikus on äkki ohoo, võiks juba nagu jah. Et noh, nagu ongi, et inimesed arenevad, teadlikkus areneb, et ohoo. Kõigile oma. Aga kui me nüüd tuleme selle juurde tagasi, et kuidas endale abi otsida, sa küsisid enne igasuguste vaimsete praktikate ja retriitide kohta, on ju. Et tuleb eristada, et kelle juurde sa lähed. Sest vahepeal, mida mina panin tähele siin Eestis, Baltimaades ja mõnes Euroopa riigis ka, et praktiliselt igaüks võis korraldada retriiti. Mis on sinu meeles retriit? Ma ei ole kunagi ühelgi käinud, ma ei tea. No, reklaami mõnda ikka oled näinud. No inimesed saavad kokku ja siis kõik, ma ei tea, võtame ringi, hoiame kätest kinni ja nüüd, ma ei tea, palvetame või teeme meditatsiooni. Just, niimoodi on. No, mina mõtlesin ka, et tundub siuke helge ja õnnis on ju. Et mul on endal paar retriidi kogemust. Ühest taheti mind mu riided asjad põlema panna. Miks? Sellepärast, et nad olid musta värvi. Mustade riietega ei tohi retriidile minna? Jaa, sest siis sa oled teemon väidetavalt. Et noh, lihtsalt see, ma loodan, et seal taga on teadlikkus nüüd suurem, on ju, et värvide järgi ei saa eristada teemoneid ja ingleid, sest noh. Sellepärast nüüd valged kannadki, jah? Muidugi, see on kamuflaaž. Aga mis ma tahan öelda, mul ka üks hästi tark naine ja tegeleb ka vaimsete võimete arendamise praktikatega ja ta nii kihvtisti ütleb alati, et kõige nii-öelda tumedama hingega inimene võib tulla kõige valgemas säravamas ürbis, nõretada eeterlike õlide lõhnast ja viirukite lõhnast, käed palve asendis. Aga seal võib taga olla ikka selline koll, on ju. Ja mina värvidesse suhtun noh, nagu värviline, nagu ma olen, siis värvidega tegelikult noh, ei saa olla nagu nii nägija ja nii pime, et sa arvad, et valge on valge ja must on must, on ju. Et ma saan aru, et me elame duaalses maailmas, kus on üks äärmus ja teine äärmus. Aga elu ei ole nii must-valge. On ju 1000 värvi seal vahel, on ju, no värvispekter on ikka. Et must on väga julgete inimeste värv. Kui sa lähed, kannad musta, noh, me kõik teame, et see on siuke soliidne ja selline pintsaklipslaste värv ja kõik ja loenguid alati, kes peavad ja selline autoriteetne, on ju. Aga tegelikult on see, et sa nii-öelda tõmbad kõik endasse, kogu energia info, mis ruumis on. Kui musta kannad. Ja valge vastupidi peegeldab ära. Ehk siis, kui me räägime, et kes on nagu, et mul ühes väga tuntud koolis, kus õpitakse selliseid ka vaimseid asju, holistilisi asju, öeldi, et kui sa kannad musta, et sul on kindlasti midagi viga, et kuhu sa ennast peita tahad, et umbes nagu argpükside värv on ju, vastupidi. Kui sa oled nii julge, et sa kõike
oled valmis tundma, mis väljastpoolt tuleb. Kõiki võnkeid, on ju. Sa oled just brave, sa oled vapper, on ju. Et ma ei saa olla nagu nii nägija ja nii pime nagu samal ajal. Oota, siis öeldigi, et musta riiet kannad, siis paneme põlema. Jah, ma ei olnud nõus, mõtlesin, et mul ei sobi see. Siis ma pean uue kanalduse vaatama, et mis siis see järgmine variant. Mis see järgmine variant oli siis? Järgmine variant oli see, et kõik tulid ja siis palusid vabandust, et nad tahtsid mind tuleriidale panna. Tuleriidale panna täpselt. Et ma nagu ei pila seda olukorda. Ilmselgelt oli vaja see läbi teha. Esiteks, et ma saaksin aru, kes mina olen. Mitte see lambuk, et muidugi pange kõik põlema, et nii need asjad ju tegelikult ei käi, et see ikkagi usaldada oma sisetunnet. Kunagi käisid. Et me ikkagi peame vaatama, et mis taustatöö on ju, aga mõne puhul ei tule välja see taustatöö. Et siis on ikkagi sisetunne. Et samamoodi ma tean juhtumid, kus inimesel on probleem olnud rasestumisega ja ta sattus õpetaja juurde, kes tegi talle paar eraseanssi, kõik läks väga hästi, väga rahul oli. Seotud siis uskumuste eemaldamisega, et sellega ma tegelen ise ka uskumuste muutmisega. Uskumused siis, mis takistavad meie elul voolamist, rikastumist, külluse, kogemust, need on tavaliselt lapsepõlvest võetud üle sellised uskumused. Et neid on väga lihtne tegelikult muuta. Ja siis tegid paar sessiooni ja kuna see terapeut või coach või kuidas tänapäeval nimetatakse, sai teada, et tal on probleem rasestumisega, siis ta hakkas mina ütleks manipuleerima, aga hakkas talle soovitama oma praktikaid, et kuule, võtta, see on 500 €, et kui sa kohe võtad, siis sul järgmine rasedus on kõik okei. Siis ta sai teada, et ta on rase, loomulikult siis, et ma kohe ei saa osta, et ma saaks osta 3 päeva pärast, et mul on palgapäev siis on ju, et kas muidu katkeb ära, mina ostaks kohe. Et sellised asjad on ju. Ja siis muidugi see sai ostetud on ju. Ja siis kas äkki pool aastat hiljem või mingisugune selline aeg pakuti, et kuuled, et mul on üks rasedusteemaline loeng on ju ja kõik see, et 1500 € maksab. Et siis saab kõik korda. On ju. Siis tegid kõne, tutvustas ära, kuidas see siis käib. Ja siis tuli välja, et kuule, aga me saaks ju ise 3 seansiga tehtud, et see on umbes seal mingi, ma ei tea, 300 € on ju. Jaa, tegelikult sul saaks teha küll niimoodi, jah. Et siis ei ole nagu, et usalda, kontrolli, küsi. Kui sul on keegi kõrval, kellega sa saad rääkida, küsi. Ma mitte kellegi võimeid ja äri ei taha nagu õõnestada või alahinnata mitte kunagi. Sest iga asi on omal kohal, on ju. Ja ta on väga hea tegija. Aga lihtsalt see ei ole viis, kuidas inimest nagu lüpsta. Jah, vaata, kui see töötab, on ju. Aga see, kui see alguses on 1500, aga tegelikult saab 3 sotiga ka, on ju. Et siis see kõlab nagu see teleturg, et kui sa ostad kohe, siis sa saad kõik selle, on ju. Ja see pole veel kõik. Jah, aga see ei ole usaldusväärne. Sellel inimesel endal siis ei tekkinud mingit kahtlust. Ja, ta ei võtnud rohkem. Aga ta ainult võttiski selle esimese praktika ostiski selle pärast, või seal olid mingid loengud ja praktika, et tal olid 2 varasemat head kogemust. Aga mis ma tahan öelda, et mitte kedagi ei pea sättima kuskile pedestaali peale. Me kõik oleme absoluutselt erilised, suured loojad. Mitte keegi ei ole meist ei ees ega taga. Me oleme kõik absoluutselt võrdse pulga peal. Seega me ei pea panema kedagi pedestaalile. Me ei pea kartma, et issand, et mis ta nüüd arvab või kõik, et kui ma temast tean nüüd rohkem ja lähen mööda. Siis lähed. Väga tore. Tegelikult ei lähe, sest me kõik oleme võrdselt, et lihtsalt igal ühel oma aeg.
ja see ongi nagu see, et noh, mind tohutult ajab närvi see inimeste lollitamine. Et mul on väiksest peale juba see siuke võitleja hing sees, et vot see jama ajamine. Kui sa ei tea, ütle. Ära kui sa ei tea, ära ütle. Jah, noh, et sa ei pea kõiki vastuseid teadma. Julge tunnistada. Ma ei tea, aga ma uurin. That's it. Nii lihtne. Sa ei pea olema, ma ei tea, ma räägin, sa ei saa olla korraga IT-mees, tippkirurg ja biofüüsik. Ma õppisin ise selle mitmeid aastaid tagasi ära Jüri Lina pealt kusjuures, et tal olidki seal mingisugused podcastid, intekad ja noh, tema ju põhineb ainult faktidele, kuigi on tembeldatud, et noh, et vandenõuteoreetik ja mis iganes, aga tema ütleb, mina räägin ainult fakte. Aine. Ja siis, kui tal küsitigi seal mingi hull siuke küsimus, noh, mingit vabamüürlaste kohta, et küsiti vist, et kas Kaja Kallas on vabamüürlane, siis ta vastaski, et selle kohta mul info puudub. Ja nii lihtne ongi, ja siis ma sain ka, et ta ei ajagi umbluud, vaata, et kui ta ei tea, siis ta ütlebki, et ta ei tea, tal ei ole infot, nagu ta ei valeta. Võib-olla on, vot äkki ongi jah, et vist on, ta ei hakka nagu umbluud ajama, et sa oledki aus ja ütled. Sa saadki aru, et inimene võtab vastutuse, ta julgeb olla see, kes ta on. Samamoodi korrutatakse, armasta ennast. See ei ole nii lihtne. Ei ole. Sa pead armastama oma peegelpilti, minema päriselt sügavuti. Sest noh, nii kui sa hakkad ennast armastama, nii sa kiirgad seda välja. See lihtsalt on nii. Nii kui sa see negatiivne sisekõne, palun inimesed lõpetage ära. See, kui sa lähed peeglist mööda ja vaatad, et siis mul on ikka pekine siit, sealt ja ma ei tea, kord siin, siis see süveneb. Nii kui sa vaatad, karma on nii instant, et nii kui sa kedagi vaatad. Praegusel ajal veel eriti ju. Jaa. Väga kiire. Nii kui sa vaatad kedagi, et issand jumal, et kuidas ta on ikka nii lodev on ja noh, hindadki kehakaalu, välimuse, mille iganes järgi. Sa saad selle ise tunda. Sa saad. Väga kiirelt. Et ühel või teisel viisil see ei pruugi otse tulla, see võib juhtuda sinu pereliikmega. Et kui me oleme ju ühisväljas, ühisteadvuses on ju, kui me ühisteadvust jagame kellegagi, sealt igasuguseid asju võib alla kanaldada iseendale, kaasa arvatud tervise asju, toitumisharjumusi, kõike seda. Et miks on hästi oluline oma energeetika hoidmine? Sa ei pea kaitsma midagi, sa lihtsalt oled enda keskmes, kontrollid olukorda. Et no kuidas sa näed tänapäeva inimeste seda energia üldse kaitsmist, hoidmist? Mul on see siin nüüd hiljuti ka podcastides teemaks tulnud, et väga ei teata nagu sellest midagi, energiahooldus, kuidas seda puhastada, täpselt ennast kaitsta ja... No puhastus, ma arvan, et on inimestel juba päris selge. Et kõik see tšinksakellad, küünlad, soolakotikesed siin toanurkadesse on ja need erinevad kristallikesed, et kuidas programmeerida, et see on hästi levinud, noh juba õnneks. Aga saab ka täiesti ilma abivahenditeta? Jaa, vot see ongi see, et need on ainult abivahendid. Samamoodi on kaartid abivahendid, ruunid, kes iganes kasutab seal neid pendleid, asju värke, need on abivahendid. Tegelikult saad ilma. Aga kui sul on kinnitust vaja, natuke tuge vaja, see on väga okei. Kui me saaks aru, mis vahe on emotsioonil ja tundel, see on nagu edu võti. Kuidas saab aru? Tunne on teadmine. On ju? Miks ma lähen täna koju seda teed? Ma ei tea, sest ma tunnen, et nii on vaja. On ju? Sa tead küll neid momente, kus issand, ma ei tea miks, aga ma tean, et on vaja. Ja kui on tunnete segadus, ehk siis me mõtleme üle, proovime, kuidas ma ütlen, nagu erinevaid stsenaariume, ehk siis see overthinking. Siin võib öelda, et ego tuleb mängu? Ego mõjutab nagunii, aga sina valitsed ego üle. Kui sa lubad tal juhtida, loomulikult ta istub rooli. Ja siis ta lähtub ainult minevikus toimunust. Aga kui me saame aru, et tunnete segadus on emotsioonid, siis me saame aru, on ju. Aga miks mul see emotsioon on? Okei, on ju.
ja tavaliselt emotsioon on alati seotud välisega. Mhm. Millegi peale me reageerime. Kui me oleme ise enda keskis, kõik see, me kunagi ei... Ja hea harjutus on ju ka, et kui sa oma mõttejõuga proovi oma peas nii kõvasti karjuda, kui sa praegu saad. Ja nüüd sosista. Tundsid vahet? Sina kontrollid. Sina kontrollid, mis sul siin käib. Ja see ongi see, et no, me saame, Harvard on uurinud seda, et me saame ja tõestand ja uurinud ja kindlasti on neid veel, neid uuringuid, et sest seda tehakse juba seal kvantfüüsika tasandil on ja, et kuskil mingisugused, ma ei tea, X-bosoni osakesed nii ja naa ja mis energiad ja... Vaata, nüüd vaikselt hakkab see kvantfüüsika nagu tulemas ja mingid raamatud ja vaikselt räägitakse. Ja. Lõpuks ometi. Oli ka aeg. Ja. Et keha saab häälestada. Aga seda on ka igasugused placebo uuringute arstid öelnud. Ta anname vitamiine, vend saab terveks on. Sellepärast, et ta lihtsalt häälestus. Keha häälestus on selline. Vastupidine efekt on ikka ka nagu väga kehv variant. Vaata, placebo ja see oli nocebo või? Jään vastuse võlgu. Näed? Et kui nagu inimesele pannaks mingi vale diagnoos, tegelikult on terve. Siis ta usub ja surebki ära. Hea näide ju. Ma uskusingi, et kõik on nagu, et peabki olema nii halb olla. Ja see 20-25 kilo ülekaalu, see on vain, eks ma olen ise süüdi, ma olen söönud ju. Kuigi tegelikult ei söönud. No 3 nädalaga, ma ei tea. Kui mul abigaasa juba pahvatas arstikabinit naerma selle jutu peale. Et siis nagu ise ennast võid vaata petta, on ju. Et mõtled, ei ma ikka nii palju ei söönud ja kõik seda, siis hakkad kirja panema, vaatad, oih, aga kui keegi teine, kes sind päevast päeva näeb ja kõik, et siis teab, et sa ei käi külmkapi kallal nagu salaja. Et kui tema juba vaatab, et ei ole nagu tõsi jutt sellel arstil, nagu, et siis ja kehahäälestusega, et mina ka ise teen klientidele kehahäälestusi. Mis need põhilised teemad on, millega üldse jõutakse sinu juurde? Oi, naljakas toitumine ja kortsud. Aha, ja siis sealt lähte nii sügavale salaja niimoodi. Et telomeere seadistame, siis toitumist muudame vajaduspõhiseks. Telomeere seadistate, räägi natuke sellest lähemalt. Rakuotstes on telomeerid, mis siis hakkavad lühenema. Ja seda siis hakkab inimene nagu kehaliselt vananema. Ehk siis vananevusilmingud, kortsud. See toimub muidugi niimoodi etapiti, et vaata kui... Ja muidugi, mis on eriti huvitav selle vananemisega, on ju see, et mis reklaamid on, mida meile peale surutakse, et kuni seal pubekajani tahetakse, et kasutas seda mingi stiili, siis näed vanem välja, saad pubisse, klubisse minna, Ja siis, kui hakkab seal 35 pluss või juba on 25 pluss vist. Et oi, et vanaks saamine on ikka nii hirmus ja et hakka võtma kollageeni. Praegu juba mingi 20 aastat, kellel isegi pole veel kortse, teevad endal igast süste asju ju. Sa pole isegi veel korts, mis asja sa teed? Teadjad naised Eestis ja välismaal räägivad, et botox halvab halvab miimika nagunii ära, on ju. Aga halvab ühendust käbinäärmega. Ja käbinääre on otse ühendus meie jumaliku tasandiga. Ehk siis loomise tasandiga. Mis on jumalik tasand, on see, kus ei ole hinnanguid. See on niisugune totaalne vabadus. Kus sa nagu... Kui sa tahad saada hinnangute vabaks, ei hinda enam asju heaks ja halvaks ja issand jumal, niimoodi. Et vaid kirjelda olukorda. Et ma paljudele klientidele õpetan, et aga kui sa lähed närvi lapsega näiteks, mis sa teed, lähed närvi, kirjeldad olukorda, hakkab endal ka naljakas. Ajasin piima maha, mis ma nüüd teen, võtan lapi, koristan ära, läks 2 minutit, okei, hakkab endal ka naljakas, siis on nagu, et ja siis sa nagu hinda seda, et nüüd on kõik pekkis, terve päev on pekkis. Et ja siis sa saad võtta selle rahufooni tagasi ja siis sa ei pea lapse peale karjuma.
seda on nii nagu lahe endal kõrvalt vaadata, kui sa need protsessid nagu vaikselt läbi teed ja mul ka mingi 5 muna kukub korraga maha, noh, mis ma teen nüüd siis? Ei hakka karjuma, ei ropenda, noh, koristan ära ja järgmine kord õpin. Ja, et olen kohal ja vaatan, et ma ikka võtaks sellest karbist kinni, on ja mitte ei tee 1000 asja. Sest meil on ka selline multitasking oli vaata hästi moes mingi aeg. Ehk siis rööprähklemine eesti keeles, filoloogi. Et see on tegelikult seisev energia. Edukogemus puudub. Sest sa ei tee lõpetatud tegevusi. Ja siis on sul kortisoli tase, ehk siis stressihormooni tase pidevalt kõrge. Ja mis see kehale teeb? Kurnab. Keha on kogu aeg selles ellujäämistasandis, ma ei tea, ründa põgene staadiumis. Ja siis ongi hakkavad kannatama keha, suhted, on ju, keha kaal tõuseb. Inimestega sa ei saa läbi, iseennast hakkad peeglist vaatama. Ja nii kui need esimesed ninakirtsutused juba tulevad enda peale, siis peab midagi muutma. Meil jäi jutt poole kuskil seal kortsud ja asjad. Nii, vahele selle. Ühesõnaga keha saab seadistada niimoodi, et hüpnoosist on ju kõik kuulnud, on ju? Aga sellest on kuulnud, aga minu arust kõigil on sellest nii vale arusaam. Et nii kui sa ütled, tegin hüpnoosi, nüüd sul keegi pendliga siin ees niimoodi tegi ja siis viskasid kukerpalli, kui see hüpnotisöör sulle ütles. Ja, et nagu mis asja, et mis asi see hüpnoos tegelikult on, nagu oled lihtsalt väga sügavas seisundis on ja kus sa ise nagu räägid neid asju, mitte keegi ei pane sul mingid mõtted asju peale. Jaa, see on alateadvuse ümberprogrammeerimine, et üldiselt sellist tsirkuse värki, Kus see tulnud on üldse filmidest või? Jaa, filmidest, et tehakse naerualuseks on ja õudselt naljakas, aga nagu me teame, siis Matrix tahab ikka kõike näidata naljana, mis tegelikult töötab. Tõde peab alati päevavalgel olema. Jaa, aga mis kujul see ei ole ette antud, on ju. Et ma ise ka olen hüpnoosi õppinud, küll mitte selleks, et seda klientidele pakkuda. On eri kokkuleppeid, saab, aga tegelikult on palju lihtsamaid viise, kuidas samu asju lahendada, vähemalt minu praktikas. Ja töö alateadvusega, lihtsalt alateadvus on selline hästi huvitav koht, kuhu saab igasuguseid asju peita ja nii lihtsalt. Lihtsalt läbi sisemise otsuse sa võid süükse uue toa tekitada. Vahest ei pea isegi otsust tegema. Need asjad lihtsalt tulevad ja jäävad. Sa tegelikult teed otsuse, aga see lihtsalt see on nagu nii sekundi murdosaga. Eriti on see on alati hästi tugeva emotsiooniga, sest siis on energia üle võimendamine ja siis me energiaga loome. Eriti juhtub seda siis kõige halvematel hetkedel on ja, et kui sa teed nagu elu muutus, et mitte kunagi enam. Sellistel hetkedel. Ja see toimub nagu just like that. Või see, et vaata, kui noored nagu praegu, kes siin on mingi 17-18, ütled, issand, ei, ma ei taha kunagi lapsi saada, ma võtan endal koera ja sellest piisab, ja siis nad on mingid 25 pluss 30, tegelikult tahavad lapsi saada, aga see, et nad kunagi seda niimoodi ütlesid. See ei pruugi isegi olla nii teadlikkus vanuses, sest see on võimalik veel nii-öelda mälu järgi üles otsida. Aga kui seda teeb laps, ma ei tea, 5-aastane, niimoodi, et ta vaatab, et kuidas võib-olla on perekonnad, kus see ongi vägivald ja ikkagi kõige hirmsamad asjad juhtuvad. Siis ta mõtleb, et ma mitte kunagi. Et mina küll kunagi umbes emme olla ei taha või. Ja siis võt sealt on ju, annab seda välja kaevata. Aga annab on ju. Jaa, et alateadvuse uskumusi on tegelikult väga lihtne muuta. Lapsed muudavad neid iga päev. Ja tegelikult see ongi nii lihtne. Ja mida vähem sa nagu süvened sinna, nii üksi pulgi, seda lihtsam see on. Me tahame hästi arvata, et kõik on hästi keeruline. Et kindlasti on elu juhtimine nii raske. Ei ole. Et kas autojuhtimine on raske sinu jaoks? Istud rooli ja otsustad, et sõidad ja sina ju sõidad, on ju. Ei ole raske. Seda otsust vastu võtta, et nüüd ma lähen istun autosse. Just 2 päeva tagasi õega autos sõites arutasime, et ta ütles mulle, et
kuule, sa saad aru, kuidas inimesed lasevad mingitel joontel ennast nagu kontrollida. Et lihtsalt siin tee keskel on joon, meie sõidame siinpool, nemad sõidavad sealpool. Ma oma vaba tahtega võin praegu seda rooli korraks keerata ja nagu avarii ja kõik on ju, et aga ma ei tee seda. Mis tahe peab olema nagu, et mingi joon siin on ja sellest meil ei lähe. Et see ongi. Sina juhid, sina vastutad. Elujuhtimisega täpselt samamoodi. Kui sa ise ei istu, ütleme, et meie keha ongi meie sõiduk, on ju, selles elus. Hoolitsed, vaatad, mis õli sa sinna sisse paned. Mis maiustusi sa annad, on ju. Kui palju sa pai teed. Ilusti poleerid, pesed, värgid, särgid, on ju, hoolitsed, kasutad. Millist raadiot kuulad? Täpselt, see on see ajulaine, on ju. Sisekõne. Ja, ja kui sina ei otsusta seda juhtida, siis juhib keegi teine. Meil on välised jõud, kes juhivad meie energiat. Ja võtavad sealt nii, et vähe ei ole. Kui sina üks hetk ei otsusta, et ma olen ise enda peremees. Ja siis inimene mõtleb, miks mul väsimus on, kust mul need jamad, haigused tervisega tulevad. Ja. Sest kui me kõnnimegi siin igal pool ringi, me teame, et egregorid on, me teame, et on ühisväljad, ühisteadvused. Räägi paari sõnaga, mis egregorid? Kõik kindlasti teavad, et need sõnad on olemas. Aga jälle sõnade tähendus. Vot, et tuleb seletada nii, et inimene saab aru. Egregor on iga asja taga olev energia. Toon mõni näide. Alkohol. Seal on taga negatiivne egregor. Sellepärast, et nii kui sa seda egregoriga ühined, jood, tarbid, pärast on sul halb olla. Nii. Aga kui inimene ütleb, et mul ei ole halb olla? Jah, võib-olla ei olegi. Sellepärast, et meil on ju, see oleneb, kuidas sa sellesse alkoholiga vaata suhtud, et mina joon ainult head viskit ja kes see oli meil? Jah, Tarmo Urbek ja ütleski, mina alkoholi ei joo. Mina on ainult head viskit, head veini. Sellepärast, et tema keha teadlikult tarbib neid asju. Aga me räägime ikkagi sellest, kui sa alkoholi jood nii, et põhimõtteliselt maa on must, on ju. Käisin laevaga sõitnud, siis seal terve koridori mööda vedelesid mingi vabandust oksele haikudes noormehed, on ju. Jube kahju oli vaadata. Meeldivalt svipsis inimesed, mul ei ole kunagi nagu nende vastu midagi. Iga üks tehke oma tervisega, mida tahate, on ju. Aga lihtsalt pärast võib olla väga raske. See on ju iga asjaga nii esiteks, kuidas sa suhtud, kuidas sa oled häälestatud, kuhu piirideni sa lähed. Et mõõdukus on ju. Aga mis veel need? See teadlikkus. Nii. Egregore? Egregorid näiteks. Religioon? Rahal. Raha. On ju. On ka egregor. Aga tuleb vaadata, et millised raha egregorid on siuksed ikka tugevad. Neid saab ka enda kasuks kasutada, on ju. Et raha egregor on hästi tugev, kõik kasutavad raha, on ju. Eriti rikkad. Siis saad nagu dollari egregor on hästi kõva praegu. Siis võiks dollar raha võttis olla. Et seda oleme arutanud ka ühe hästi armsa tuttavaga. Tema on väga võimekas naine vaimselt, näeb, teeb praktikaid ja aitab teistel ka arendada psüühilisi võimeid. Et oleme neid rahateemasid nagu palju arutanud. Aga et egregorid on, et ka headel asjadel on egregorid. Ja siis ta toidab muidugi seda head külge, on ju. Et siis, mis meil olid veel teised väljendid, mis... Religioonil? Religioonid muidugi, aga religioonist on, ma arvan, juba piisavalt räägitud. Et kui kirik saadab sulle iga kuu nagu seda, et kuule, aastamaks on maksmata, et see peaks olema ikkagi 2% sinu sissetulekust, et ma arvan, et see ei ole nagu... Jah. Kus me jõudsime egregorideni, sa rääkisid... Et kõik kindlasti teavad, et ühisteadvused, ühisväljad on ju. Ühisväli on kõikjal meie ümber. Ja me kõik, see on põhimõtteliselt nagu nii-öelda raadiosagedus, kuhu siis me püüame nagu seda signaali on ju. Ja sealt tuleb siis ka kogu see teadmine alla, laetakse alla.
et nüüd ma kasutan ka omal väga hea tuttava väljendit, ta hästi kihvtisti alati ütleb, et kuidas eristada ühisteadvust ja ühisvälja. Et ühisväli on see, kui kõik tahavad minna prismasse. Ehk siis ruum, selline väline, üldine. Ja ühisteadvus on siis see, kui kõik lähevad prismasse ja ostavad redist. Ehk siis siuke väga juba spetsiifiline. Mulle ju personaaltreenerina töötades oli hästi huvitav seda vaadata, et kui mul päevas ikkagi nagu 6-9 klienti käib ja mingitel perioodidel siis kõik räägivad ühte sama, mis nendega nagu juhtub, et täpselt kellel on nüüd uneprobleemid ja kõigil on korraga. Kellel on suhtes need probleemid ja kõigil on korraga, täpselt samad asjad. Mõtlengi nagu, et pool aastat pole mingit siukest juttu ja järsku samal nädalal kõik tulevad sama jutuga. Seda hästi nagu huvitav oli. Täpselt ongi siis, et nad jagavad seda ühisteadvust juba siis. Et selles mõttes ühisvälja on jagada okei. Ühisteadvust ei tahaks iga ühega jagada. Sest see on nagu nüüd nii spetsiifiline, et kui sealt midagi sellist, kui sa ei ole kogu aeg kohal, kannaldad midagi läbi. Sa saad ennast ühesõnaga ära lõigata nendest mõlemast või? Jah. Täielikult. Et ühisväljast iseenesest ei ole vaja. Teinekord on see, et seal ma olen nüüd seda teed pidi pärast saad teada, et seal oli räme ummik või midagi. Selles mõttes see on okei nagu. Et, aga kui ei taha, võid täitsa nagu eemaldada enda teadvuse sealt. Et aga ühisteadvusest ei tahaks, sest teadvus on ikkagi see, mis on nagu meie kood. Ja kui sa oled ühenduses kellegi teise ühisteadvusega, me jagame ka praegu siin nii ühisvälja kui ühisteadvust. Et kui me arutaks siin mingisuguseid väga raskeid haigusi ja kõike seda on ja siis selles energias pärast küll olla ei tahaks. Et siis võiks nagu ennast lahti ühendada sellest. Samamoodi töökaaslased, kui mõnel on seal mingid lahkuminekud, asjad, värgid, et miks sa pead selles energias nagu päevatsa olema või viima selle koju, on ju. Võt on ju, inimesed lähevad koju ja nad on nagu zombid seal kodus. See ongi see, et nende töö, teadvus, kõik sellest töö juurest, et nad on endiselt oma kolleegide ja töö siis selle keskkonnaga ühendatud. Ehk siis nad 24/7 teevad tööd. Et praegu ka minu meelest, ma ei tea, kas sa Kristiina Raiet tead, et minu väga hea sõbranna ja õpetaja, ka, et tema hästi palju räägib sellest, et kuidas ikkagi ennast kogu aeg lahti ühendada. Nii kui sa kuskilt tuled ära, kui on mingi raske jutt, ühendad sellest energiast ennast lahti. Sest sul ei ole vaja olla niimoodi, et nii kui see teine inimene sinu peale mõtleb, teil on jälle otse ühendus. Ei ole vaja. Sest ikka inimesed, nagu, kui sa oled armas hea sõbranna, ikka nad võib-olla meenutavad sind või räägivad kellegile, sulle tekib kohe see. No vahest ongi see, et vaata, sa mõtled mingile inimesele, kes oli su elus kuskil 10 aastat taga, siis paari päeva jooksul ta kirjutab sulle või tuleb kohe see. Või näed kuskil. Ja. Et siis tekivadki nagu sellised ühendused kohe. Aga sa ei taha, et keegi, kellega võib-olla ei ole nii head suhted, saaks nagu põhimõtteliselt 24/7 sinu energias niimoodi edasi-tagasi käia. Ei ole vaja. Sinu energia on sinule vajalik, ei ole vaja elada minevikus, sul on seda vaja praegu loomiseks, olevikus, siin ja praegu. Kui me tahame tulevikku nii-öelda luua, siis kuskil 20% võiks nagu energiast olla seal. Aga 80% on kindlasti vaja siin ja praegu. Mitte kuskil laiali. Mitte mingis eelmises töökohas kuskil, ma ei tea, Ain oli paha mees. et ei ole mõtet. 18 aastat on möödas, kui paha ta siis enam on sinu jaoks. Ei ole vaja. Sa rääkisid, et sinu juurde jõuavad inimesed kortsumuredega ja toitumisega, jah? Kehahäälestusi teeme nendel. Kehahäälastused, siis telomeeride häälastused. Ja. No ongi kehahäälastus lihtsalt vastavalt, et kuidas siis programmeerida. Aga minu juurde tegelikult jõuavad inimesed sellega, et kui nad on piisavalt teadlikud, aga midagi on selles mõttes nagu puudu, et kas mingi tõuge või nad käivad ümber ühe uksepiida, aga kuidagi ei saa sealt üle. Siis lihtsalt me vaatame, mis selle taga on, miks ei saa, miks on mingi muster kordub, miks mingi nõiaringist välja ei saa. Et siis vaatame need asjad üle
ja noh, selle käigus tavaliselt siis ongi neil üllatus, oi, sa teed seda ka või? Tahaks küll, mul siin söömisega on jah see, et õudselt palju pirukaid läheb, et noh, et äkki saaks midagi teha. Et siin ma annan nagu kodused harjutused ise kaasa, et ei pea nagu jääma sõltuvaks ja mina ka oskan inimesi edasi suunata. Et kui ma ikka ise aidata ei saa, siis ma ütlen, et peab edasi minema. Mitte see, et aga 1500 eurot, siis ma... Siis saab. Okei. Söömise teemad. Mis need tulemused seal siis on? Üks blogipostitus ilmub ka peatselt. Tegelikult on ta põgusalt juba maininud seda ka, et ta on elus proovinud igasuguseid asju, küll on olnud anoreksia küüsis, küll bulimia küüsis, ehk siis noh, näljutanud, välja oksendanud, karistanud ennast läbi lõikumise, on ju. Et otsin siis kuskilt mujalt seda põnevust ja heaolu tunnet. Hästi paradoksiaalne tundub, et lõikumisega saab sellist tunnet tekitada ka ennast nagu karistada, et siis on ta jälle see ajukeemia muutub ja siis kuni siis Ozempicuni välja on ta proovinud. Aga kuna Ozempic tekitas tal ka halva enesetunde, siis ta ei saanud seda võtta. Ja tal oli lihtsalt nii koppes sellest, et söök juhib tema elu. Aga tal ka ühe lapsepõlve trauma tõttu see lihtsalt niimoodi on, et ta lohutas ennast väiksena toiduga ja noh, siis siiamaani jätkus kuni eelmise aastani ja me tegime neid kehahäälestusi ja siis ta kirjutas postituse sellest, et kuidas ainuke asi, mis tal aitas isusid kontrollida, niimoodi oli Ozempic. Ja nüüd ta on täiesti vaba sellest ravimist. Aeg-ajalt siis värskendab, kui ta tunneb, et hakkab nagu käest ära minema. Noh, et ma ei tea, seal sõbrannadega võib-olla läheb, teeb väikse joogi ja vaatab, et praetud värskendab mida siis? Palju minema, et siis jälle värskendab seda kehahäälestust. See on Ozempicut. Siis värskendab jälle. Et Ozempicu jah, et lõpetas ära, sest oligi enesetunne liiga halb, kuigi noh, talle meeldis see, et ta isusid aitas kontrollida. Ja nüüd kontrollib ise. Jah, et nii kui ta tunneb, et jälle hakkab natukene lappama minema, teeb uuesti. Tal on endal siis need tööriistad ja kõik asjad olemas. Spetsiaalselt kirjutasime kliendi jaoks selle ja kodus saab teha. Et ei ole see, et iga kord on 1500 euri. Ma ei tea, miks ma seda 1500 ütlen, lihtsalt see tundub nagu noh, ma räägin, et ma ei pila kellegi tööd ja see töö ongi väga väärtuslik. Et ilmselt paljud asjadest võiks ikka kõvasti rohkemgi küsida, kui inimene niimoodi elu muudab. Aga minu missioon on selline, et ma inimesi aitan edasi, ehk siis ma aktiveerin neis muutusi. Kui ma olin noorem, siis ei olnud minu jaoks väga lihtne, sest sa pead ikkagi julgema olla vihatud. Ja ma ei saanud aru, miks. Ma olin nii tore inimene, mis mõttes nagu on, keegi on nagu solvub niimoodi ja noh, lihtsalt selle eest, et ma olen olemas. Aga nüüd ma saan aru, et ja siis need inimesed tulevad nagu ringiga tagasi. Et nad saavad ka aru, et see noh, on juba teadlikumad, muutus on aktiveeritud, et oskan ka seda natukene juhtida sükest pehmemalt. Sest inimest ei tohi kunagi lõhkuda oma infoga, et tuleb keskendudagi sellele, et sa nagu toetad ja aitad, mitte ei lähe löödale panniga pähe ja mingisuguse infoga, mille jaoks ta valmis ei ole. Et vastutus. Sest vastutab alati kõige teadlikum inimene ruumis. Et ei ole mõtet otsida mingeid süüdlasi, aga tema tegi nii. Vastutab kõige teadlikum inimene ruumis. Sa oled nii palju asju vaata praegu rääkinud, mul nüüd palju protsessida nagu, et uut infot ja. Jah, millest me veel pidime põgusalt rääkima? Kortsud, vanus, sünnipäevad. Vot Kreeka tavad. On ju? Mina kui hingelt kreeklane, mulle õudselt meeldivad Kreeka tavad, et nad näevad nii head välja, nad toituvad nii hästi, oliiviolist on ju, nõretavad Kreeka jumalused on ju, et nad ikka teavad üht-teist. Ja olen 3 aastat Kreekas elanud sellel elu jooksul. Ja nemad ei tähista sünnipäevi. Sellepärast, et sul on ainult üks sündimise päev.
on ju. Loogiline. Sa võid tähistada iga aasta seda, et sa oled olemas. Oma elu lihtsalt Ma tähistada. tähistan iga päev seda. Vot, on ju, miks ei võiks seda siis tõesti iga päev tähistada? Mitte nimepäevad, tähtpäevad asjad samamoodi. Emadepäev, isadepäev, vanavanemate päev. Et ainult nagu 365 päeva jooksul ainult üks päev on see, kus sa pead nagu meeles oma ema, oma vanavanemaid. Kõlab nagu väga, vot see on isekas, on ju. Et Nad tähistavad siis mida? mul abikaasa ütleb, et iga päev võib naistepäev olla. Jah, täpselt. Et aga nemad tähistavad, kuna kõik Kreeka inimesed saavad nime oma kangelaste järgi, jumaluste järgi, sest nende usu põhimõte on siis selline ja kõik tahavad ikka iidolite moodi olla. Et siis on nimepäevad täpselt nende kangelaste ja jumaluste järgi ja siis nad tähistavadki oma nimepäevi. Ehk siis nad tähistavad seda iidolit, kangelast, on ju, ja siis enda nime, ehk siis iseennast. Ja seal ei ole mingit kronoloogilist nagu aega, et nagu meid siin, noh, kõik me teame, et küünaldega tehakse igasuguseid riituseid, on ju. Jõtame ringi ja laulame laulu ja aksepteerime, et see inimene vananeb. Ja siis veel puhume kogu selle õnnistuse veel ära ka, on ju. Ja siis, noh, mõni ju elab eriti kui seal ringis on veel kadedaid inimesi ja mis soovid neil on. Ja, et ja noh, ma räägin, et see on nii suur kodeering, et mõtleme, et kuidas me ikkagi saame kogu aeg vanemaks ja kindlasti see peab olema kole, agoonia, kõik on ju see, aga ei ole nii. Et noh, samamoodi nagu sa ei saa võrrelda samas vanuses inimesi, nad ei ole samu asju läbi elanud. Et ühel on rohkem kortse kui teisel, on ju. Või et ühel on, ma ei tea, kõhu peal venitusarmid, teisel ei ole, on ju. Sa ei saa võrrelda niimoodi, keha koostist. Ma kandsin, noh, tegin siin ühte booty challenge'i kava, on ju. Kuidas oli? Ja kui ma kaalusin 10 kilo vähem kui praegu, kandsin ma samas suuruses riideid. Keha koostis on muutunud. Kuidas see on võimalik, on ju? Et see ongi lihtsalt nii müstiline. Keha muudab koostist ja sina muud kui siis saad samu riideid kanda. Paljud ei saagi sellest aru, et nagu lihas kaalub nii palju rohkem kui rasv. Ja kui sa vaatadki seda massi poolest ennast, et noh, et sa võidki nagu suurem olla, aga sa vastupidi. Vaata, kuidas on hästi peenikesed inimesed ja nende rasvaprotsent on siuke eluohtlik. Või siis siseorganite ümber olev rasv, sellest üldse väga ei räägita, on ju. Et inimene peab öelda, näed, et ma olen peenike, aga tegelikult sees on kõik rasvund, on ju. Et kolesterool on, ma ei tea, kus on ju, noh, me teame seda kolesterooli hooksi, aga lihtsalt, noh, et sa näed, et inimesel on ikkagi mitte ainult kolesterool näitajad paigast ära, aga kõik näitajad paigast. Mu point oligi see, et inimesed, kes käivad iga päev ennast kaalumas, appi, noh, ma ei võta alla, on ju, vaata, kui palju ma kaalun, kõik on kinni sellest kaalunumbrist, nagu see ei näita mitte midagi. Mult ka küsitakse, no palju sa siis nüüd kaalud? Ja siis, mis see annab? Või siis see, et 150 sentimeetrit tüdruk tahab olla sama, või vastupidi jälle. Pikk tüdruk tahab kaaluda sama palju kui lühike tüdruk. Kui see loogika on, on ju. Aga need ongi need ilustandardid, mis meil on nagu pähe numbrid. Tambitud, on ju. Et kuidas see oli see 90, 60, 90, on ju? Mul ei ole, ma ei tea, mul on 160 ja 100, noh. Mis teeme nüüd? Ma ise tunnen ennast nii hästi. Et mul vahepeal oligi niimoodi, et hormonaalne tasakaal hakkas sassi minema jälle. See võib tulla sellest, et küll väga vähekene, võib tulla sellest, et kui noh, ajukeemia on natukene muutunud, võib-olla lõhkeb mingi veresoonekene, on ju, kuskilt saab, või erinevad stressiallikad põhjustavad ka seda, siis vaatasin, et söögisu hakkab ära minema. Nii, kahtlane on olla. Läksin kohe arsti juurde, et just peale seda, et kui hormoonid on paika läinud, peale seda, noh,
ei ole veel nii-öelda keha salvestanud ära seda normaalsust, siis võib nagu kõikuda natukene niimoodi, et sa kohe tunned enesetundes ka. Muidugi, mida tundlikum, teadlikum sa oled, seda rohkem sa seda tunned, aga teised ilmselt oleks ütlenud, et ei peagi kogu aeg hea olla olema. Igapäevane tunne. Ja siis läksin arsti juurde ja oligi paigast ära jällegi päriselt paari tabletiga sai kord. Et iseenda arst tuleb olla, et midagi ei ole teha ja leida arst, keda huvitab. No see ongi põhiline asi siin selle arsti teema juures, ma arvan, et arstil ja arstil on suur vahe, on ju. Ma tegelen ka nende naistega, kes on läbi elanud raseduste katkemisi ja siis, et nende nii-öelda see loomine, energeetika jälle saada nagu nii ülesse ilusti, et nad oleksid endast teadlikud, et see leinaprotsess oleks ära, ma ei ole küll leinanõustaja, aga lihtsalt, et me veendume, et see on nagu ära läbi elatud ilusti, mitte kuskile alateadvusesse surutud peitu. Ja siis nendega on küll see, et tuleb kogu aeg vaadata. Neil oleks kõik nagu hästi. Et nad ikkagi saaks edasi luua. Et see on ka nagu hästi, see ei ole ka see, et kõik kliendid tegelikult võivad tulla. Aga jah, et kui amploa on nagu lai, siis kõik algab ikkagi see õpetus energia paika sättimisest. Ise teed, mina juhendan. No see on kõigega nii. Absoluutselt. Ja vaata rasedate foorumist tänu sellele ma hästi tihti ka vaatan, mis teemad on. Tunnetan ka, et ühisväljas, et mingid asjad, siis kohe vaatan, et postitusi hakkab piskama. Ja seal on ka hästi tihti, et soovitage, ämmaemanda, et soovitage arsti ja nii edasi on ju. Ja siis palju kaevatakse, et ei kuule, mulle see üldse ei sobinud ja et ära soovita teda ja aga loogiline, inimesed on nii erinevad, et mina ka esimese soovituse peale kunagi ei jookse. Kui ikka tunnen off, siis ei ole mõtet minna. Tunneta, vaata, võta pildid lahti, mine, vaatad, et ei, see üldse pole minu inimene, see räägib 3. isikus endast. Ja kui pildi lahti võtad, kata alumine pool ära, vaata silmi. Täpselt. Et siis sa saad aru nagu, et mis, kas see hing seal taga kõnetab sind või mitte. Kas seal on hing taga? Kas seal on hing taga? Et nii on. Me siin rükkest nalja juttu räägime siin. Kellele nali on ja kellele iga päev. Jah. Mis sa veel siia teemasse räägid? Siis mõtteid on nii palju. Rasedusest rääkisime natukene ka enne podcasti põgusalt. Ja rasedad võiksid vaadata ja uurida väga enne, et kuna esitaks arstile pöörduda, et ultraheli kohta uurida. Selle kohta on nii palju teaduslikke uuringuid väljas, et ei ole vaja iga masina külge kohe ennast aheldama minna iga nädal ja nii edasi on ju. Et ei tasu nagu on ütlus. Mina ei lase mitte ühtegi ultraheli endal teha. Ja ilmselt mina ka mitte. Et sest see on fakt, et see lõhub lapse aju ja närvisüsteemi ja me ei tea tegelikult, kui ultraheli ei suuda öelda, mis kaaluga laps sünnib. Siis millest me räägime? Ma saan aru, et umbes saab vaadata. Umbes kõik on korras, vereprooviga saab ka seda teha, kellele see on ja nii edasi. Kõik asjad, et ma ei ütle, et midagi oleks vale. Tehke seda, mis sisetunne ütleb, on ju. Ja esimene soovitus on teha uurimistöö ja siis see sisetunne nagu kuulata, et kui sa hakkad uurima selle ultraheli asjade kohta, siis kus meil tuleb nii palju autismi ja kõik need asjad, millega lapsed praegu sünnivad, on ju. Pluss igasugused süstid asjad, mis seal kohe sündides tehakse. Pluss mida ma nüüd kuulsin, et rasedatele pakutakse väga palju süste raseduse ajal. Ja, aga COVID ajal oli ju kohustuslik, et kui sa tahtsid minna haiglasse, siis sa pidid tegema. Et ma väga austan neid inimesi, kes suutsid sellest nagu mööda laveerida. See oli paras pähkel, ma arvan. Eriti kui sa pidid käima haiglas.
noh, kontrollis või midagi, sest noh, riskirasedusi on ka meil ju nii palju, et noh, loomulikult sa pead olema kursis, on ju. Ja sa ei võta ise omalt verd ja ei tee nagu proove, aga et kuhuni me jõudnud oleme. Mulle tegelikult selles mõttes nagu see nõukogude aeg nagu nii palju küll taga, noh, võib-olla ei olnud lihtne seal elada nõukogude ajal, aga siis oli küll. Praegu on lihtsam. Rase oli nagu püha lehm, sellel ei tohtinud midagi teha. Praegu on lihtsam, mine poodi, vaata hindu nagu. Okei, võib-olla siis poes ei olnudki midagi. Aga mina nagu, et Nõukogude Liidu ajal ei olnud, et kõigil oli töökohad olemas ja et ei olnud sellist asja, et sa nagu tasuta korterid anti sulle. On ju, et tegelikult hoolitseti nagu rahva eest, et noh, kindlasti ei ole kõik, ei olnud nii lilleline, on ju, aga praegu ka ei ole. Meil kõik võib tunduda, et on nagu lõputu vabadus käes ja nii edasi, aga me oleme nii jälgitud, et vaata, öeldakse hästi, et ja meie küll ei taha, et me jälle sinna Venemaa alla läheks ja et me tuleks mingi nõukogude aeg tagasi, aga meil praegu põhimõtteliselt ongi nõukogude aeg, vaata mingi sõnavabadus, mitte midagi pole ju. Ja. Et nagu, mis te ajate siin, elamegi ju selles. No ka kõik need filmid, kus näidatakse juba, et üks hetk inimesed pööravad enda vastu, autod sõidavad ise, lülituvad lambist välja ja nii edasi, et noh, kui kõigil on need džipid sees, siis noh, on ju. Et sul käis ju, issand, mul nimi nüüd põhitud, kes rääkis ka ju seda, et Euroopa Liit võttis vastu selle digieuro ja mis need Hando Tõnumaa, jah? Just. Et kõik need, et noh, et inimesed, noh, ma ei tea, meil räägitakse siin, kuidas suunamudijad omavahel kaklevad, on ju. Very entertaining. Väga tore, aga miks me nagu päris asjadest mitte kunagi ei kuule? Siin. Ma pean minema vaatama välismaa väljaandeid spetsiaalselt, et midagi oleks, sest noh, igal asjal on peal sisuturundus artikkel, seda saab osta seal mingi 100 €. Seal mingi faktikontroll, et miks rapsiõli ikkagi on kasulik. Just, noh. Et noh, ja siis ongi, et poole sõnaga loetakse, on ju, ja siis kuulutatakse seda kui püha tõde. Et võt see on noh, selline asi, mille peale ma endiselt veel natukene pööritan silmi. Ma lihtsalt ei mõista, sest mina olen hästi põhjalik. Et ma mitte kunagi ei räägi asjadest, millest ma ei tea tausta. Ma käisin õppimas Maakansoori juures Gruusia, ta oli vist selles selgeltnägijate tuleproovis ka taro taustasüsteemi, sümbolismi. Sellepärast, et ma oskaks tõlgendada kõiksuse märke, igapäevaseid märke, kõike seda nagu teada, mis nende taga on, mis seal, miks on seal tarokaartidel pildid sellised nagu on ju. Et noh, lihtsalt põhjalikult, samamoodi. Kui mingisugune asi praktikas on, mida ma välja ütlen, no peab toimima. Alati ma olen ise testin kõik läbi ja käega katsuda ja noh, sest muidu see ei ole päde minu jaoks. Mida ma siin räägin, et noh, ma kuskilt kuulsin seda teist või kolmandat, see ei ole, noh, see on siuke pinnapealne. Et võiks olla rohkem sisu asjadel. Siis inimesed saaksid aru. Et samamoodi nagu kõik need väljendid, mis on ära lörtsitud, on ju, et kui me noh, räägimegi lõputust tervenemisest. No kui katki ma siis olen? Kui ribadeks ma olen? Aga sa ei pea tervenema. Millest ma tervenen? Sa pead tundma need olukorrad läbi. Sa pead õppima elu usaldama. Elu ilu ja valu. Nagu mõtle, kui ühel hetkel kõik ärkavad ja saavadki sellest aru, siis noh, ühtegi terapeuti, psühholoogi asja polekski enam vaja ju. Sest keegi ei peakski tervenema enam. Sest kõik ongi nii, nagu peab. Aga noh, me räägimegi sellest, et mida noh, ravitakse medikamentidega. Sa teed ju katki veel rohkem. Sa tekitad sõltuvuse sinna taha, on ju, sellepärast, et inimene ei tule toime. Ta ei saa aru, millest tal see asi on ja neid asju tuleb ju aina juurde. Et kui sa ühe asja jätad lahendamata, siis on seal rida. Praegu räägime depressioon, antidepressandid. Jah, noh näiteks.
et noh, on teisi viise, aga sa pead olema ka piisavalt julge otsa vaatama oma asjadele. No see ongi see viimane koht, kuhu elu sind surub, et sa hakkaks lõpuks vaatama, mida loomad teevad, kui nad nagu on nagu selles ellujäämise hetkes, vaata, et nad peavad nüüd ellu jääma, näiteks tuleb mingi kisk ja nad mängivad surnut, on ju. Depressioon samamoodi, mängid surnut. Jah. Ja see ongi see märk, et nagu ellu jäämine. Depressioon on võib-olla isegi siuke hästi äärmuslik näide, aga mulle meeldib rääkida ohvri rollist. No kes mida depressioonina tõlgendab, on ju? Jah, seda ka muidugi, et ma kindlasti ei alahinda neid inimesi, kellel päriselt on probleemid depressiooniga ja see ongi väga raske. Depressiivne tunne versus depressioon. Just, aga see ongi väga raske ja kui sa oled üksinda ja sul on kõrval inimesed, kes ei hooli, on ju, sest ilmselgelt, kui sul on halb olla, sa tahad ära tõugata kõik, on ju, aga kes jääb ja piisavalt hoolib, on ju, igal inimesel võiks olla selline inimene olemas, kes nagu ikkagi ta välja aitaks sealt või kuskile poolegi aitaks. Ja kui ei ole? Vot see ongi väga kurb. See on tõesti väga kurb ja inimesed, vot see on isekas. Kui sa näed ja sul on veel hea meel ka, teisel on halb. See on kõige alatum asi nagu sest aga mis sa imestad? Naisi kasvatatakse üksteisele konkurentideks, on ju? Sinul ei ole õega õelust, on ju? Et vendadel on vendlus, mehed on semud, on ju? Aga naised on konkurent. Et ja siis nad kasvavad niimoodi, on ju? Ja siis ongi meil siuke duaalne maailm. Aga ohvriroll on ikkagi selline, kus ka teadlikult nauditakse seda ohvrirolli. Seal on manipulatsioon, seal on nartsissismi tunnused ja vot see on see on kole koht. Sa oled seal teadlik. Sa valid olla selline. Ja tegelikult valime kõike. Valime kõike, aga lihtsalt, et see on nagu väga madal koht. Miks inimene tahab selline olla? Ma ei tea. Aga jälle, jõuame sinna punkti, et päeva lõpuks kõik ongi nii nagu peab ja mitte midagi ei ole katki ega valesti. Vaata, mis hästi huvitav on see, räägitakse hästi palju sellest, et maakera nagu jaguneb 2. Just kui nagu pooldub 2, tegime 2 erinevat. On ju, oled sa kuulnud, ei ole? Aga see tähendab seda, et tegelikult on ikkagi üks maakera või okay, sain. Mis iganes. Tegelikult on ikkagi üks, lihtsalt seal on teadvuse vahe. Teadvuse või siis sageduse vahe, kus me viibime. Ehk siis tegelikult olekski nagu 2 erinevat maakera, sellepärast, et sa nende inimestega, kellega sa sama sagedust või sama vibe'i jaga, te võite elada samas majas. Te ei kohtu mitte kunagi. On ju? Te töötate samas kohas, te ei kohtu mitte kunagi. Tema läheb enne, kui sina tuled ja nii edasi. Aga nende inimestega, kellega sa pead kohtuma, sul on sama vibe, sul on mõnus ja tore. Igal pool juhtud kokku. Oi, teie jälle siin ja kõik. Lähed rahulikult taisse puhkama. On ju, kõrval restoranis. Tšau. Et võt see. Ja seda mõeldakse ilmselt selle all. Ma aastaid ei saanud aru, mis mõttes 2 pooldud on. On ju. Muidugi tänapäeva füüsika ja kõik, mis toimub, ma ei imesta millegi üle enam. Nii et kui sul on ümberringi ainult halvad ja negatiivsed inimesed, siis vaata peeglisse. Jah. Siin on hea, vaata, kui see on jälle muidugi kaalunali, on ju, et see ei ole tänase podcasti teema. Aga on inimesed, kes tahavad, et kuna nad ise ei suuda oma kaaluga, mis ühesõnaga sööd ennast natuke trullaks ja ei suuda oma kaaluga midagi teha, sest nad soovivad, et teised läheksid paksuks. Paksemaks kui nemad. Et nad saaks ennast hästi tunda. Ja siis on teine. Sellepärast sa kooki tõidki mulle, ise ei söö. Jaa. Aga mina olen selline, et ma ei armasta magusat. Aga minu abikaasa teeb ketodieeti. Ja mul on nii tore luua tema jaoks retsept,
sest eraldi keto koogi retsept, sellepärast ma tean, et see teeb tema tuju heaks. Ehk siis, et mina tahan, et minu ümber inimestel oleks hea olla. Ja keto igati kasulik, mul abikas on ka võtnud alla vist 10 kilo, ma isegi ei teadnud, et tal on need ülelikud no kilod. just, aga sa ei lähe poodi, ei osta mingit valmis torti sealt, on ju, et sa teed teadlikult ise õigete koostisohadega. Ja siis nüüd ma olen teinud valmis kõik igasugused ketokavad, teinud retsepte ja lihtsalt jaotanud oma tuttavatele ja sõpradele, kes on tahtnud. Lahe. Et lihtsalt inspireerida, et tegelikult see sai alguse nagu veits ikka sinust ka, on ju. Et ma vähemalt sain aru, et et kõik, mis ma teen, on nagu õige ja kõik, on ju. Sest kui sa netis tahad guugeldada, et kuidas ketot teha, siis see on nii keeruline, et mul on lihtsam seda mitte teha, on ju. Et ja siis vaatasin, et ikkagi tema alustas juba aprillis. Aga nii ruttu tulid need kilod maha, et täitsa uskumatu nagu. Me tõesti ei teadnud. Nii ongi niisuguse süsivesik, kui välja jätad keha ja kõik seda vett kinni selle. Et ja siis loon retsepte ja mina, kes ma pole mitte kunagi, mul ei ole ühtegi vanaema nagu sellist, kes oleks õpetanud, kuidas küpsetada ja teha ja kõike, on ju, et mul on üks väga hea sõbranna, kes on siin makrooni kuninganna, on ju. Ma ei ole tema juurde läinud, sellepärast, et ma ei ole ise fänn, nagu magusa toidu fänn, on ju. Et aga siis ma mõtlesin, et ma ei tea, proovin ise siis. Aga nüüd me küll saame kokku, oleme keto piparkoogi retsepti leiutama. Keto piparkoogid? Aha, et mingisugune kookosjahu, mandlijahu, asjad tavalisi jahu asemel. Leidke lahendused, mitte vabandused, on ju, et täpselt kui sa ikkagi oma tervisest hoolid, siis ära kasuta seda 3 valget oma dieedis, on ju. Ja. Et mis me võime muidugi veel rääkida, on rasedate toitumine. Miks sa ei nõusta mõnda rasedat? Ma küsin nüüd sinult. Ma intervjueerin siin. Rasedad ei julge mu juurde tulla, sest nad kardavad, et ma käsin neil toorest liha süüa. Kõik ju arvad, et ma söön hommikust õhtuni toorest liha ainult. Tegin suvel 6 aega testi enda peal. Ainult toorest liha, muna, piima, kõike tarbides, kõik oli toores. Mitte midagi ei küpseta, ei prae, vahe on meeletu. Ja mina terve oma raseduse plaanin süüa ka toorest liha. Pange või vangijad. Ja öeldakse, et rasedad ei tohi toorest süüa. No isegi kui toorest ei taha, okei, on ju. Mis sa siis soovitad? Ma räägin konkreetselt endast praegu. Nii, aga mis sa siis soovitad? Päris toitu. Seda toitu, kus sa saad vitamiine, mineraale, mis sul eriti raseduse ajal vaja on. Ja nüüd me jõuamegi sinna, et osad rasedad, kes on mulle kirjutanud, et ma tahaks ka alustada toitumisega, või täipselt peale rasedust näiteks, aga ma praegu imetan, et peale seda siis alustame. Ma nagu oot. Et sa imetamise ajal tahad süüa jama, siis sa ei söö või? Krappi, siis peale imetamist sa tahad hakata nüüd päris toitu sööma õigelt puhtalt nagu toituma, on ju, et kus see loogika on? Mis toimub, miks teid ära on hirmutatud, kes on hirmutanud? Oota, aga miks nad siis ei taha, kas nad ei taha liha süüa, muna süüa, juustu süüa? Just. Oi. Oi, mis sa siis sööd nagu, et kui ketodieet ei taha nagu raseduse ajal või nagu peale rasedust imetamise ajal teha, et mis sa sööd siis? Riisi makaroni päevast päeva. See küsimus on mul ka nagu 2 kõrva vahel külksund. Ma ei ole tihti sõnatu. Ma võin sulle pärast näidata neid sõnumeid lausa. See ei ole üks inimene. Et ma tõesti, ma ei ole tihti sõnatu, aga praegu ei oska küll midagi kosta. Sest need on ju isegi, ma ei tea, toidupüramiid ja alagrupid on ju kõik seal. No mis seal kõige all on? Pöörame tagurpidi, siis on õige, vaata. Ei, ma saan aru, aga isegi kui ketot teha, okei, seal on ju see köögiviljad. Mis seal siis halba on või kuidas see... Väga huvitav. Ma mäleta, kas ma küsisin ka vastu, et pärast otsin sul välja need sõnumid, et ma küsisin ka vastu, et aga mida sa siis nagu praegu sööd või nagu, et miks siis nagu hiljem on vaja alustada või mis üldse siis praegu sööd? Ikka, arst ütles, et ikka ma pean süsivesikut ka sööma. Mina olen isegi kuulnud, et suitsetamist ei tohi raseduse ajal kohe maha jätta, sellepärast, et laps saab šoki. Vabandust, aga see on kõige jaburam jutt, mida ma elu sees kuulnud olen. No, sõnatu jälle. Et siis ma ei imesta.
selliseid ja me ei küsimusi. räägi isegi sellest, et sa nüüd raseduse ajal või peale rasedust pead hakkama õigesti toituma, et juba tegelikult enne rasedust sa ju pead mõtlema nendele asjadele. Et nagu mis lapse sa muidu sealt sünnitad nagu McDonaldsi ja suitsu ja alko pealt. Aga samamoodi mehed. McDonaldsil on nii huvitavaid arenguid siin viimasel ajal oma kohtuasjades. Noh, ma ei ole kursis. Ei ole või? Mac ja kohtu. Noh. Pärast räägin sulle, guugeldage Saksamaa Macis. Ja seal on kirjas, et mida pakuti ja kellega see liha distribuutor koostööd tegi. Ma nägin seda uudist, et oli hot dogist leiti inimese DNA-d, nagu sellest vorstist, mis seal on. Ja naljakas oli just see, et see ei olnud mitte see tavaline nagu see oli mingi loomaliha, kanalihaga vorst, vaid vegan option, mis just peaks olema nagu ilma lihata ja sealt leiti inimese nagu DNA-d vaata. Ja ma veel täpsustan, võeti 496 hot dogi tootjat. Sa tead nii täpselt? Jaa. Ja siis nendest ja siis seal oli veel pandud lause ka, et vaadake, et siis sõbrad, kes teil matkates kaotsi lähevad. Hot dogi see lõpetame. Et siuke must huumor nagu käis ka nagu asja juurde, et aga KFC reklaami võiks kõik vaadata ja mitte suhtuda sellesse, nagu see oleks. Ma tahan ka teada, ma ei tea midagi, mina tean, et juba aastas oli 20 või 21 juba olid reklaamid ja artiklid, et nemad hakkavad 3D prinditud nagitsaid ja kana siis nagu tegema. See on selle kõrval veel päris hea. See on juba ammu on ja ja reklaamis on igasugused numbrikombinatsioonid välja toodud, siis seal on üks värvid, mustrid. Kuidas on see? Kult, kultus, mingi sekt. Sekt, just. Koguneb, siis mees riietatakse ka sekti riietesse, kes seal matkaja on. Siis jõutakse mingisuguse järve äärde, mis on mingit löga täis. Ja siis võetakse see mees, kastetakse ta sinna kui sisse, kui ristimine ja välja tuleb chicken wing. Et selles mõttes, et väga ilus kunstiline ja ülekantud tähendused ja kindlasti väga kaunis kunstiline reklaam. Et väga huvitav lihtsalt, kus inimene sinna sukeldub ja välja tuleb chicken wing ja siis kõik seda nagu siis kummardavad. Et väga huvitav. Ja siis seal on ka kuvatud üks muna, munakujuline, aga läbi koore on näha nagu inimese käejäljed on ju. Et selles mõttes väga huvitav, et sümbolism. Aga see on see, et tõde peab olema alati päevavalgel. Et mina ei ole ise seal tootmise juures olnud, mina ei tea, aga kahtlane värk. Aga mis selle Saksamaa Maci teemaks oli? Sealt leiti kellegi abielusõrmus. Mingi nagintse või mingi asja seest on ju ja siis tehti kaebus, politsei hakkas uurima ja siis leidis, et 7 kuud tagasi, võin eksida numbritega, 7 kuud tagasi vahetas seesama McDonaldsi ketsi või piirkonna oma või kuidas seal iganes käib see, siis oma lihatootjat ja siis selle lihatootjal kas tütarfirma või partnerfirma või keegi oli siis matusebüroo. Ja see on kohtuasi avalik. Ja sealt tuli välja, et see siis wedding band sõrmus oli siis sealt pärit. Internet, mina ei tea, muidugi meelelahutuslikel eesmärkidel me seda infot jagame. Et me ju ise kõrval ei olnud, aga et need kõik asjad on leitavad. Issand jumal. Et lihtsalt mina ütlen nagu nii palju, et ma ei ole vandenõu teoreetik, ma ei ole ma ei ole mitte millegi vastane, ma ei ole mitte millegi nii hull poolda, et ma lähen lehvitan kuskil lippe ja on ju. Aga mida ma olen, on see, et ma valin, mida mina tarbin. Ma kontrollin oma keskkonda. Kui on vähegi õhkõrn võimalus, et see on tõsi. Sest ümber lükatud fakte ma ei leia mitte kuskilt. Kui keegi tuleb ja lükkab need ümber, fine, on ju. Aga sellegi poolest mulle see lõhna ei meeldi ja ma ei saa süüa asju, mis mulle on, ma olen hästi tugeva lõhnatajuga, sest mul on aktiivne selgelt haistmine. Ma tunnen erinevate olendite lõhna. See on põnev.
tahad sa rääkida sellest natuke? ja öösel lapiaisa tunda ei ole eriti põnev. siis on mingid rändavad ringi ja värgid. Et sellega tuleb vaata tegeleda, on ju, sest ega nad ju saavad aru, kes neid näeb ja kes neid tunneb, on ju, et siis nad tulevad ikka huviga ka. Vaatavad, mis sa oled, mis teed siin, on ju. Et aga oma kodu saab ka selles mõttes kaitsta. Kas sa kuidagi tänaval liikudes ka tunned, kui reptiil tulebki vastu või midagi, siis silmad. Silmad. Aga nagu just see haistmise koha pealt, et on sul mingit seika vaata, nagu tuua? Vaata, seal on niimoodi, et kui on heitgaasid, vaata linnas on see üsna, minule muretu kõndida. Sellepärast, et nagunii on siin päris vastikud haisud. et liftiga hommikul kuskile minnes on see ka siukest parfüümi pahvakat täis nagu, et siis see tuimestab natukeseks ajaks ära. Aga selles mõttes, et kaubanduskeskustes vahepeal on mingites on ikka väga halb olla, kui need on ikka väga halva koha peal. Et ja mingid piirkonnad, kus pesitseb rohkem mingisuguseid olendeid, et siis kohe on nagu tunda seda. Et rasedad muideks lähevad väga tundlikuks ja siis neil on väga raske osades kaubanduskeskustes üldse liikuda. Keegi mul just rääkis seda teemat ka, et jah, et kui naine nagu rasedaks jääb, siis seal kõik need nagu uued meeled seal nagu avanevad ja siis see haistmine ongi üks ja miks näiteks naised hakkavad kohe tundma seda, mis neile ei sobi või näiteks mürki, eks mingid lõhnaküünlad kohe ajavad oksendama, sest see ongi mürk on ja su keha ei võta seda nagu vastu. Et sellepärast, et siis ei juhi ainult sina, siis juhib ka lapse hing on ju, ja tema ei taha prügikasti kehastuda. Vabandust nii karmi väljendi eest. Just on hästi öeldud nagu. Aga ta ei taha. Kas sa ise tahaksid? On ju? Tegelikult prügi ei haise hästi. Et See on küll hästi öeldud. Kõik, kes plaanivad rasedaks jääda, siis mõelge, jah? Et naljakas on nagu see, et enda eest hoolitsetakse, on ju, aga siis, kui sünnib laps, siis talle pakutakse ikkagi makaroni ja jahu nagu esimese variandina. Kuigi ta väga eduliselt sööb liha ja juurikaid näiteks. Sellest juba isse meil on sotsiaalmeedias ju lausa inimesi ja kontosid ja kes seal nagu jagavad oma karnivoorseid lapsi või, kuidas öelda. Et nagu... Kui palju heiti neil on? Just. No mis selles paha on, et liha ja juurvikad, et näiteks. Et samamoodi, et andke palun igale vanemale õigus nagu oma last siis ise kasvatada. Miks, et kui sina eelistad anda talle kiirmakarone, on ju, mis on üldse mingist naftajäägist tehtud, on ju. Appi ma nägin seda videot, kuidas toodetakse neid kiirnuudleid ja siis mis veel krabipulgad asjad. Oh my god. Aga ma ei tea, kas sa seda oled näinud, kus vaata osad nisuproduktid on niimoodi, et kui sa võtad kätte ja teed nii, siis ta pudiseb täiesti nagu pulbriks, peaaegu pulbriks. Siis see on tegelikult papi ja igast nende kartongijääkidest tehtud. Ja. Et seal isegi nagu nisu koostis on, nisu osakaal on nii väike, et... Nüüd ma räägin, mida ma nägin videon ja meelelahutus jälle. Et kõik vanaks läinud mingid pagaritooted, küpsid asjad, mis poest tulevad, pannakse tehasesse, pannakse uued maitseained peale, et sa ei tunneks, et seal mingi vanaks läinud jama on ja keedavad uuesti kokku küpsisteks ja lähevad taas ringlusesse. Raha. Aga seda on lapsel hea anda ju seda nisu küpsist. Laps tahab ju küpsist ja jäätist ja kommi lapsele peab andma. Muidugi. Et eriti 6-kuune laps, ta räägib su nii surnuks, et tema seda küpsist tahab. Et ma räägin, et tegelikult meelelahutuse eesmärgil, et ma ise soovin, et mina suudaks olla väga teadlik lapsevanem. Ma ei ütle, et ma mitte kunagi oma lapsele ei anna midagi sellist. Räägimegi, aga kindlasti ei ole see tema igapäevatoit. Kiirnuudleid, see on fakt, ma ei anna, on ju. Aga see on lihtsalt, okei, räägitakse praegu see 80-20, on ju, aga ma ütleks nagu, et see on mingi 99 ja 1, on ju, et tõesti vahepeal, sest väljas ka, sa ei saa ju söömas käia. Vaata, 80-20 ei toimi, dieedid ei toimi. Kui sa annad magusat oma soolebakterit, küsivad seda kogu aeg parasiidid, on ju. Mina ei taha šokolaadi, parasiidid mu sees tahavad šokolaadi.
on ju, kui sa annad nagu 20% ajast, siis sa tahadki seda kogu aeg. Ja see 80 ei õnnestu. Kõik, kes väidavad, et 80-20% reegel töötab, toimib, nad ei tea, millest või mida nad räägivad. Mõtlen, et äkki 15 aastat tagasi toimis. No vot, siis olid, aga siis olid toitude need küpsiste koostised ka teistmoodi, see on sinna ei pandud siukseid aineid sisse, mis kindlasti ei ole ju vale jutt. Mis tekitavad sul sõltuvust, on ju, ajad on teised. Just, vähe hiline. Et sellepärast tulekski kõikidel on ju ennast kogu aeg täiendada, teadlikkust kasvatada, sest siis sa oledki kogu aeg kohal. On ju, sa suudad vaadelda kogu oma elu ja kogu ümbritsevat sellist nagu suurt pilti, et sa ei jää detailidesse kinni. Ja siis sa suudad eduliselt oma elu juhtida. Niimoodi, et sa takistustest mööda, on ju. Sa saad vaatad, takistus, ei, mõtlen lahenduse. Mitte see, et ma jään vaatama, et oi jumal, kas see kivi nüüd läheb eest ära. Või lihtsalt usaldad elu, on ju. Noh, on ju, jah. Aga see ongi elu usaldamine, see voolamine. Just. Et jah. Nii põnev jutuajamine jälle. Mis sa siia lõppu kuulajatele, vaatajatele tahaksid öelda, südamele panna, mõtlema panna, mõnda soovitust, niisama mõtet? Mina soovin ja tõesti soovin, et minu ümber inimesed oleksid rõõmsad ja seeläbi siis palun õppige kergusega ellu suhtuma. Isegi koristamine ja rehvivahetus võib olla kerge. Sellepärast, et ma ei ütle, et see füüsiliselt peab olema ülikerge, on ju, sest rehvid on juba iseenesest raske toode. Aga see, kuidas sa suhtud asjadesse. Elus on teatud asjad, mis tuleb ära teha, lihtsalt ära mõtle seda hullemaks, kui see on. Et kergust lihtsalt igale poole, et sul endal oleks iga päev natukene kergem. Ja kui sa näed, et midagi tahad muuta, otsi abi. Tasuta videosid on väga palju. Kirjuta, Angelale saab minu kontakti. Kirjuta Kerlile. Kõiki teisi ka, kes on podcastis käinud, et väga targad inimesed, väga intelligentsed inimesed. Sa kindlasti suhestud kellegagi, tahad nõu küsida, tahad kinnitust saada, kas sul on õigus. Võib-olla saad uue perspektiivi, vahel piisab ühest lausest. Ma arvangi suurem osa ajast inimesed tahavadki kinnitust. Tegelikult ju nagu sa ütlesid ka siin vahepeal, et igal ühel on enda sees see vastus olemas. Absoluutselt. Lihtsalt täpselt see väline kinnitus, et ei usaldata ennast veel vaata nii palju, on ju. See ongi see, et ära anna nõu, ära targuta, ära ole see sitapea. Suhtle, uuri, tunne huvi, on ju, arutlege ja inimesel on endal tegelikult see teadlimine olemas, kuidas ta tahab seda lahendada või mida ta sellest arvab. Ehk siis sükest puhast tunnet ilma emotsioonide virvarrita, on ju, ja sellised tehnikad on ka olemas, küll on hingamispraktikad, küll on, ma ei tea, kasti hingamine. Hingad 4 sisse, 4 hoiad, 4 välja, 4 hoiad. Teed 3-4 korda, sul on täielik selgus, kohalolu ja kõik emotsioonid on nagu pühid. Ja ongi nii lihtne. Ongi nii lihtne, aga lihtsalt tuleb tahta otsida. Kui sa muutuda ei taha, siis see ei õnnestu. Aitäh, Kerli, et tulid ja jutustasid. Nii tore. Näeme järgmine kord. Tšau! Tšau!